Valge Maja ametniku sõnul pöördus ta 2 aastat tagasi juudi usku. Siin see on. See on tema blogi. Ta ütles, et president Donald Trump pöördus 2 aastat tagasi juudi usku ja liitus New Yorgi Chabad Lubavitchi sünagoogiga, väidab Valge Maja kõrgetasemeline ametnik. Härra Goldberg ütleb, et CNN toimetajad on lugu väidetavalt kuid hoidnud. Kuid see avaldatakse järgmise paari päeva jooksul. Ka David Elias Goldberg, juudi antisemiitliku uuringute keskuse kaastöötaja, on intervjueerinud Valge Maja allikat. Allika sõnul survestasid Trumpi usku astuma tema tütar Ivanka ja Semelol Jared Kushner. Alguses Trump oli vastu, väites, et see ohustaks tema evangeelsete kristlaste valijate baasi. Siiski muutis ta meelt. Ja ametlikult 2000. Aasta alguses tseremoonia toimus privaatselt ja peaaegu 2 aastat rangelt valvatud. Näib, et Valge Maja on valmis seda teavet aeglaselt avaldama ja suveks peaks Trump õhtusel televisioonis edastatud pressikonverentsil oma uut usku täielikult käsitlema. Ta on selgelt kõige Iisraeli-meelsem president Ameerika ajaloos. Ta on andnud Iisraelile kõik, mida nad on soovinud, ja ta annab neile sõja Iraaniga. Ja ta armastab ka Iisraeli. 6 aastat tagasi olin ma siin üleval ja ütlesin, see on meie esimene juudi president. Nüüd on ta esimene juudi president, kes on teeninud 2, mitte järjestikust presidenti. Me täname teid kõige eest. Teisel juhtus halbu asju, nimelt valimised olid võltsitud. Sanhedrin valis Trumpi tagasi, öeldes, Trump on valitud taevase eesmärgi jaoks. Kas te teate, mis see eesmärk on? Rahvusvahelised Noahide seadused algavad Iisrael võõrustab maailma esimest ametlikku rahvusvahelist Noahide kongressi, et loodud ülemaailmsed kohtud, mille tulemuseks on kõigi Jeesusesse Kristusse uskujate tagakiusamine novembris. Kõige pühendunumad Noahidi juhid üle kogu maailma kogunevad Jeruusalemma, et ametlikult asutada ülemaailmne Noahidi liikumine. Te kuulsite õigesti, kutid. Kui te pole uurinud Noahidi seadusi ja seda, mida nad oma linnametsas ja Tooras Jeesusesse usuvad, peate te seda tegema. Nad lükkavad Jeesuse tagasi kui messia. Antikristus, kes tuleb omaenda nimel, petab neid. Johannese evangeeliumis öeldakse, jah, mina olen tulnud oma isa nimel ja te ei võta mind vastu. Kui teine tuleb omaenda nimel, siis te võtate tema vastu. Ja nad võtavadki. Donald Trump. Olgu. Metsaline, kes merest tõuseb. Ameerika. Ta kavatseb muuta aegu ja seadusi, mis tapab kõik kristlased. Olgu. Kordan, see on Iisraeli algus maailma esimese ametliku rahvusvahelise kongressi korraldamisele ja noodele, et luua ülemaailmsed kohtud, mille tulemuseks on kõigi Jeesusesse Kristusesse uskujate tagakiusamine. Nad lükkavad ta tagasi kui messia, seega hakkame nende seaduses ebajumala kummardama. Me murrame ebajumala kummardamise ja jumala teotuse, mille eest karistatakse surmaga karistusmeetodiga,
pea maharaiumisega. Siin on kirjeldus postitusele, mille ma just ette lugesin minut tagasi Instagramist. Peate kuulama seda USA avalikku seadust 1. veebruar 14, millele kirjutas alla president George W. Bush tunnustas 1991. aastal ametlikult NOA seadused ühiskonna alustalana ja tänapäevase tsivilisatsiooni alustalana. Nende seaduste integreerimiseks lääne õigusstruktuuridesse on juba alus pandud. Esimene NOA seadus keelab rangelt võõraste jumala kummardamise. Kuigi paljud tänapäeva rabid kasutavad leebemat šatofi kontseptsiooni, mis lubab mittejuutidel seostada Jumalaga teisi olendeid, väidavad ranged teoloogilised puristid ajalooliselt, et Jeesuse kummardamine on absoluutse monoteismi rikkumine. Karistus ebajumala kummardamise eest, NOA seadus. Traditsioonilise halahha, juudi seaduse kohaselt on NOA ebajumala kummardamise keelu rikkumise eest karistuseks surmanuhtlus. NOA seadustik aga sätestab, et seda karistust saab täide viia ainult nõuete kohaselt moodustatud, volitatud ilmalik kohtusüsteem. Mida ma ütlesin, kutid, nad tahavad seda globaalset kohtusüsteemi, seda juudi kohut Sanhedroni alluvuses, mida nad tegevadki. Mäletate artiklit, mida ma teile varem ette lugesin? Noahidi rahvusvaheline kongress, olgu, selle aasta novembris, nad tahavad juutide alluvuses olevat kohtusüsteemi globaalselt uue seadusega. Just seda metsaline merest läbi läheb. Ta kirjutab sellele alla, olgu. Noahidi ebajumala kummardamise keeld on nende surmanuhtlus. NOA seadustik aga dikteerib, et seda karistust saab jõustada ainult nõuete kohaselt moodustatud või volitatud ilmaliku põhisüsteemi abil, mida nad vastu võtavad. Tegutsedes ühiskonnas, kus enamus on nõustunud nende seaduste järgimisega. Olgu, Donald Trump on antikristus. Olgu, ta ütles, et temast saab pärast teist ametiaega Iisraeli peaminister. Ja ta kavatseb neid seadusi muuta, kutid, ja istub Jumala templisse, seadis endast kuldse kuju. Kõik on sellega seotud. Kui ma ei saa aru, mida maailm teeb, kas nad on siis nii ajupestud või on nad lihtsalt meelega ignorantsed? Miks nad seda ei näe? Olgu, nüüd läheme edasi hukkamismeetodi juurde. Hukkamismeetod, Vaikse ookeani surmanuhtlus, mis oli ette nähtud Noale, kes rikkusid seadusi, nagu ebajumala kummardamine, ja Jumala teotus on mõõgaga hukkamine. Pea maharaiumine. Daniel räägib sellest mehest. Teda kutsutakse väikeseks sarveks. Daniel ütleb, et ta on 10 sarve, 10 kuninga seas. Ta tõuseb 4. metsalisest, mis oleks olnud Rooma. Ta tõusis pärast 10 sarve. Ta on erinev teistest sarvedest. Tal on välimus paksem kui ta kaaslased. Ta juurib välja 3 kuningriiki. Ta räägib suuri sõnu kõige kõrgema vastu. Ta väsitab kõige kõrgema pühasid. Ta mõtleb muuta aegu ja seadusi. Sama sarv sõdis pühade vastu. Seda räägib Daniel meile tulevasest hukatuse pojast, patumehest, metsalisest, kes tõuseb merest. Ma arvan, et ta tõuseb Ameerika merest. Ma arvan, et see on Donald Trump. Ma arvan, et Donald Trump on Danieli väike hooplev sarv. Daniel rääkis temast. Apostel Paulus rääkis temast Tesaloniklaste kirjas. Johannes rääkis temast ilmutusraamatus. Jeesus rääkis teisest, kes tuleb tema nimel Iisraelis ja võtab tema vastu. Jeesus, apostel Paulus, Johannes, Daniel, kõik rääkisid ja said nägemusi sellest kaduvuse pojast merest.
kes tulevikus tuleb nende tulevikus ilmutus 24 ja ma nägin troone ja nad istusid nende peal ja kohus anti neile ja ma nägin nende hingi, kes olid pea maha raiutud Jeesuse tunnistuse ja Jumala sõna pärast ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju ega olnud võtnud tema märki nende otsaesisele on nende käes ja nad elasid ja valitsesid koos Kristusega 1000. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. Guys, two things here. We're being beheaded. Aastat, poisid, 2 asja siin on meid raiutakse maha Jeesuse tunnistuse ja Jumala sõna pärast otse juudi seaduste all. Nad kavatsevad anda välja 7 numbri karmid seadused. Jeesusesse uskumine on ebajumala kummardamine, rääkimine tema sõna on Jumala teotus juudi. Süneedriumi kiri, et tromp, sind on valitud täitma taevalist missiooni. Tromp on valitud taevaseks eesmärgiks anda üle 7 varjatud seadust globaalselt. Antikristus hooplev väike sarv Danieli raamatus, kes on kõvem kui kogu muu maailm. Juhid, kes tõusevad merest ilmutuses lõvisuuga, tema muudab seadusi. The Antichrist, the boastful little horn in Daniel, who's more stout than all the other world leaders, who rises from the sea in Revelation with the mouth of a lion, he changes laws. Nad väidavad, et nad on juudid, aga nad ei ole. Nad on saatana sünagoog. Ta on kogu Iisraelis. Ta on kõikjal selle kallal. Ta on hukatuse poeg, metsaline merest. Liigume koos edasi, püüdes ehitada tulevikku, mis peegeldab Jumala tahet ja tema väärtusi, mis põhinevad 7 Noahidi seadusel, et me ühendame meid kõiki kokku. Ja neile inimestele meeldib Iisrael. Oodake. Tema armastab ka Iisraeli. 6 aastat tagasi olin ma siin üleval. Ja ma ütlesin, et see on meie esimene juudi president. Ja nüüd on ta esimene juudi president, kes on olnud ametis 2 mittejärjestikusel presidendil. Me täname teid kõige eest. Kristlased, minge välja ja hääletage just seekord. Te ei pea seda enam tegema. Veel 4 aastat, teate mis? See saab korda. Kõik saab korda. Te ei pea enam hääletama, mu kaunid kristlased. Ma armastan teid, kristlased, ma olen kristlane. Ma armastan teid, minge välja. Mul on väljavalitu. Keegi pidi seda tegema. Ma leinan püha templi hävitamist, mis juhtus 1000 aastaid tagasi. Juudid üle maailma leinavad siiani seda suurt kaotust ja igal aastal 3 nädala jooksul, mil me leiname ja kui saabub Tishabovi suur päev, me nutame ja meil on suur usk, et väga varsti näeme Seitšina kõik 3. templi ehitamist Jeruusalemmas väga varsti ja me austame seda koos oma presidendiga. Trumpi selle eest, mida ta on teinud Jeruusalemma ja juudi rahva heaks. Seega, kui me täna siin istume, aitame ja saadame kogu maailmale sõnumi, teades, et Jeruusalemm on juutide jaoks turvaline koht ja me peaksime peagi saama näha 3. templi ehitamist, elades koos missiakkide tulekuga, Miskano, Amhajo, aamen. Me kõik oleme sellele inimesele väga tänulikud. See on inimene, kes ei hooli ainult iseendast, vaid hoolib kogu maailmast ja eriti Iisraeli inimestest ja juutidest Ameerikas. Minu õnnistus on, et Iisraeli õnnistused tulgu presidendile, tema perele ja kõigile tema sõpradele. Jumal andku teile pikka iga, tervet elu, magusat elu, meie kallis president, härra Donald J. Trump. Aitäh, rabi. Ma käskisin tal seda teha. Ta tegi väga head tööd. Te olete seda varemgi teinud, rabi, vist 2 korda. Suur aitäh, suurepärane. Härrased, suurepärased inimesed. Jumal õnnistagu teid, härra president. Tulge siia. John Burke sisse. Tulge siia, John Burton, palun. Mul on vaja. Sami ja Mierseid. Härra Blackman. Ma tahan seda endale teha, palun. Olgu, hea küll, palun. Tehke aga. Tänan teid, härra president. Suur aitäh. Olgu. Tänage. Tänage Hashemit tema hea töö eest. Tema lahkus kestab igavesti. Antud president Donald I. Trumpile tema erakordsete ja kangelaslike pingutuste eest. See meeldib mulle väga.
Iisraeli riigi ja juudi rahva aitamiseks peaks teda ja tema perekonda igaveseks õnnistama Iisraeli pärandifond 10. juulil 2023. Palun tervitage rahunõukogu esimeest, Ameerika Ühendriikide presidenti Donald J. Trumpi. Noh, see on väga põnev päev. Pikalt valminud ja paljud riigid on just oma teate kätte saanud. Ja kõik tahavad sellest osa saada. Ja me teeme koostööd paljude teistega, sealhulgas ÜRO-ga. Aga ma tahan teid kõiki tänada, et te eile siin olete. Meil oli uskumatult edukas visiit paljude maailma tippärijuhtidega, parimate, suurimate, edukamate ja välisriikide riigipeadega. Ja nüüd on meil üks tähtsamaid kohtumisi kogu ametlikus rahunõukogu moodustamises. Olen praegu Iisraelis 99% juures. Ma võiksin kandideerida peaministriks, nii et võib-olla pärast seda lähen ma Iisraeli, kandideeri peaministriks. Mul oli täna hommikul küsitlus. Mina olen 99%. Seega on hea. Aga ei, ta on sõjaaegne peaminister. Ma lihtsalt ei arva, et nad kohtlevad teda hästi. Lähis-Ida rahu võtti, mina lõin Lähis-Ida rahu. 3000 aastat ei suutnud nad seda teha. Mina tegin seda. Ja ma tegin seda koos mõne väga hea partneriga Iisraelis. Prohvetid ütlevad, et maailma lõpp saabub Lähis-Idas, te teate seda, eks? Ja meil on tänapäeval relvad, mis on nii hirmutavad, kui vaadata, ma ehitasin need kõik uuesti üles. Teate, on suuri filosoofe, kes ütlesid, et maailma lõpp saabub Lähis-Idas. Me ei lase sel juhtuda. Olete seda väljendit kuulnud? Jah. Nad ütlesid, et maailm lõpeb ühel päeval Lähis-Idas. Me ei lase sel juhtuda. Meil on siin heebrea keeles 70 aasta täitumine. Algne salm 70 aasta täitumiseks on see, kui juudid läksid pagendusse, Babyloonia pagendusse. Nad olid seal 70 aastat. Ja 70 aasta pärast ütles kuningas Kiros, Jumal, maailma issand, andis mulle loa lasta teil, juutidel, tagasi tulla Iisraeli maale ja vaadata, mida ta ütles. Ja ta käskis mul ehitada maja Jeruusalemmas. See president, ta sai aru. Kui keegi teine ei saanud aru, mõistis tema, et me ei räägi poliitikast. Me ei räägi poliitikast. Me räägime Toorast. Me räägime prohvetitest. Sellest see kõik räägibki. Teine Thessaloniklastele 234. Daniel rääkis sellest. Antikristus, see patumees Johannes rääkis temast, Jeesus rääkis temast ja apostel Paulus rääkis temast Thessaloniklastele teine. Peatükis. Thessaloniklastele 2:3-4 ärgu keegi teid mingil moel petku, sest see päev ei tule, kui enne ei tule ärataganemine ja ei ilmu üle patumees, hukatuse poeg, kes on vastu pannud ja on üle ennast kõigest, mida nimetatakse Jumalaks või mida kummardatakse, nii et ta on Jumal, kui ta istub Jumala templis ja näitab ennast Jumalana. Olen praegu 99% ulatuses Iisraelis. Ma võiksin kandideerida peaministriks, seega võib-olla pärast seda lähen ma Iisraeli, kandideeri peaministriks. Täna hommikul toimuval valimistel olen 99% toetusprotsendiga. Ja see on teine kord, kui Antikristus istub Jumala templis ja kuulutab kogu maailmale, et ta on Jumal, Jumala tempel. Sa räägid Saalomoni templist Jeruusalemmas, eks? Täpselt nii. Kes iganes see Antikristus ka poleks, tal on üks suur sõda käes, kui ta üritab seda templit niipea kui võimalik uuesti üles ehitada. Kuulake, mida ma teile räägin. Ärge eksige. See on kirjutatud pühakirjas. Ta ehitab templi uuesti üles. Ma garanteerin selle. Aga araablased ei kavatse lihtsalt pealt vaadata, kuidas nad seda ehitavad. Nad sõlmivad Iisraeliga rahu. Rahu. Lähis-Idas, Danieli 9:27 peatükk. Ja ta kinnitab 7-aastase lepingu maavõimuga. Härra Trump võiks lubada kasutada oma ehitusoskusi templi ehitamiseks. Me kõik näeme varsti 3. templi ehitamist Jeruusalemmas. Ja me austame koos oma president Trumpiga seda, mida ta on teinud Jeruusalemma ja juudi rahva heaks. Ja täna, Jennifer ja mina, järjekordne hooaeg.
mul oli võimalus minna vaatama templi Läänemüüri, nüüd Läänemüüri tunneleid, nii et suur osa vanalinnast ja kui sa seal seisad, ei saa sa jätta nägemata imet enda ees ja see pani mind mõtlema teisele imele, mida ma loodan, et te kõik liiga kaugele ei näe, sest 1917 oli ime, 1948 oli ime, 1967 oli ime, 2017. Aasta Jeruusalemma ja pealinna väljakuulutamine oli ime ja pole mingit põhjust, miks templi taasasutamise ime Templimäel poleks võimalik. Seega see ongi kogu see asi, rahvusvaheline ülemaailmne Noahidi seaduskongressi pressiteade. See algab selle aasta novembris. Sellest see räägibki. Antikristus muudab aegu ja seadusi. Võib-olla läheb ta tõesti Iisraeli peaministriks. Ja võib-olla siis, kui ta seda teeb, kehtestab ta selle seaduse globaalse rahu jaoks. Aga rahu läbi hävitab ta paljud, sest kristlasi tapetakse ebajumala kummardamise all, ebajumala kummardamise seaduse all, sest juudid hülgavad Jeesuse. Kas sa näed, mida Antikristus kavatseb teha? Kas sa näed, mida Antikristus kavatseb teha? Kas sa näed, mida metsaline kavatseb teha? Ta kavatseb seda seadust koos juutidega kasutada, et tappa kristlasi, kasutades ilmselt islami, moslemeid, sest ta ühendab moslemeid piirilase rahu alla hästi. Ta kavatseb seaduste abil kristlased tappa ja seejärel seab end jumalana ning istub templis, näidates end jumalana ja islami rahvad püstitavad talle suure kuldse kuju ja kõik sunnitakse teda kummardama või nad raiuvad pea maha. Ma arvan, et kristlased on selleks ajaks juba tapetud. Olgu. Ja nende seaduste kohaselt hakatakse vastu võtma. Ja jah, siis pool Jeruusalemmast pöörab metsaline Iisraeli vastu. Seega tapab Iisrael meid nende uute seaduste kohaselt, mis vastu võetakse. Õige. Aga siis pöördub ta ka nende vastu ja tapab pooled neist. Tõenäoliselt Süüria presidendi abiga ja kõigi nende lamineerimistega, millega ta sisse läheb. Nii et jah, me oleme sõna otseses mõttes seal. Kõik toimub. Viletsusaeg on lihtsalt, see on siinsamas. Ta on seal. Ta sai ka krooni. Ta andis Iisraelis Toora krooni. Ta on sõna otseses mõttes täitnud kõik Antipoodose metsalise pühakirjad. Daniel, Thesaloniklased, ilmutusraamat. Kõik see. Ta täidab kõik, väga palju. Thessaloni Danieli ilmutus, väga palju. Trump täidab kõiki antikrootide rolle. Ma ei tea, miks inimesed seda ei näe. Ma ei ole vaimselt eristav. Neil pole silmi, et näha, ega kõrvu, et kuulda. Nad ei kuule seda, ei näe seda, ei suuda seda kokku võtta. Vaimselt eristav. Nad ei saa sellest aru. Nad ei saa sellest aru, sest nad arvavad, et kõik on füüsiline ja lihalik ja ilmalik. See on vaimne, sul peavad olema vaimsed silmad, et seda näha. See on vaimne, mehed, inimesed ei saa sellest aru, nad kõik pannakse tagasi seaduse alla, Iisraeli orjuse alla, millest Jeesus meid vabastas ja meid hakkab kogu maailm vihkama, sest nad langevad selle vale seaduse alla, rahu alla. Me ei ole seaduse all. Jeesus suri meie pattude eest. Me mõistame, kui tõsised need on. Võtke need seadused vastu. Ma olen surnud. Ma arvasin, et maailm on ignorantne. Kui te tahate päästetud saada, siis uskuge evangeeliumisse Kristusest, surmast ja ülestõusmisest, mis on kirjutatud esimene. Korintlastele 15, 3-4. Nii teid päästetakse, et teile esmalt anda, mille ma ka vastu võtsin. Et Kristus suri meie pattude eest pühakirja järgi ja et ta maeti ja et ta tõusis üles kolmandas voodis pühakirja järgi. See on lõpetatud, kogu meie patuvõlg on tasutud. Me peame ainult uskuma ja vastu võtma igavese elu. Meil saab olema Jeesuse tunnistus. Kui nad need seadused vastu võtavad, meil pea maha raiutakse, sest me usume Jeesusesse Jumala sõnas. Nii me võidame saatana. Ja nemad võitsid ta talle verega, oma tunnistuse sõnaga, nad ei armastanud oma elu ja surma. Nad kõik lähevad seaduse alla. Nad kõik hakkavad kummardama metsalise kuju, meie võtame tema märgi. Nad lähevad välja. Meid äratatakse lõpuks üles igavesse ellu Jeesusesse uskumise pärast.
surm, matmine, ülestõusmine. Minu lambad kuulevad minu häält, mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle. Surm, matmine, ülestõusmine. Oh jaa! Kas te olete valmis, poisid? Kas te olete tõesti valmis? Järgmistel aastatel hakkavad asjad reaalsuseks muutuma.